Tere! Mina olen Reigo Ahven, muusik ja suur puitehitiste fänn ja mul on väga hea meel kohtuda siin Arsi loomelinnakus kõige õigema inimesega, kelle käest uurida kõik, mis puudutab puidu kasutamist arhitektuurist. Tere, Sille Pihlak! Tere, Reigo! Kas sa saad kahe sõnaga korraks rääkida, et kuidas sina kujunesid arhitektiks ja kuidas kulges sinu tee puiduni kui täiusliku ehitusmaterjali? Ma olin väga pikalt elasin välismaal ja õppisin ja töötasin seal. Mingi hetk ma töötasin näiteks Los Angeleses ja projekteerisin Hiina klaastorne. Kaunis. Ja siis sai ikka Eestis käidud ja isaga ükskord arutasime, et isa oli lihtsalt, võtta, sa oled nagu metsamehe tütar, et kuidas see võimalik on, et sa ehitad sellisest materjalist, et miks sa puidust ehitad? Ja siis ma ütlesin, et issand jumal, seda pole kunagi nagu lubatud, see on liiga romantiline materjal, me ei suuda sellele uut nägu luua ja nii edasi. See on liiga keskkonnasõbralik? No seda me siis veel nii hästi ei teadnud, aga ütleme nii, et kui ma lõpuks siis umbes 8 aastat tagasi Eesti tagasi tulin, siis ma hakkasin otsima seda materjali, millega ma saaksin kõiki neid hulle ideesi ellu viia. Ja siis ma sain aru, et meil on tegelikult robotid puitmaja tööstuses, mis, ma kutsun neid robotiteks, nad on 5-teljelised CNC. Nad on väga armsad ja sõbralikud, on ju? Armsad ja sõbralikud, aga no väga võimekad ka. Et tegelikult me nendega saame lõigata ükskõik mis nurgal, ükskõik mis asju ja siis me ei peagi enam seda 90-kraadist tappi tegema, vaid me saame hakata redefineerima, mis asi on palkmaja, millest koosneb üks hoone või selle tükk ja kuidas siis neid kokku pannes, milline ruum siis tekkima hakkab. Et mind väga kõnetas see puidu plastilisus ja võimekus ja samuti koostöös siis just kohaliku puidutööstusega. Kuidas sinu arvates Eestis on see õnnestunud seda rakendada, seda võimekust? Kas on veel ruumi puit, ma ei tea, konstruktsioonide kasutamiseks, ütleme Eesti 2020. 30. arhitektuuris? Ja kindlasti. Ma arvan, et praegu me ehitame enamjaolt välismaal, eks ole. 90% kõik puitmajadest, mis me toodame, on tegelikult välismaal. Me ehitame Rootsi, Norra, igal poole, ka Kesk-Euroopasse. Isegi Jaapanisse ma olen kuulnud. Ja, isegi Jaapanisse. Et me tegelikult ehitame igal poole väljapoole, sest seal on just tellimused, riiklikud tellimused. Et kui meil Eestis oleks ka nii, et näiteks pooled võistlustöödest arhitektile korraldatakse kogu aeg siis avalike ruumi jaoks, eks ole, arhitektuurivõistlused, et nad oleksid eos juba tellitud puidust või vähemalt pooled nendest, koolid, lasteaiad ja nii edasi, siis me tegelikult hakkaksime ka ise riiklikul tasemel edendama seda, et me hakkaksime puidust linnaga. Ja oleme ausad tegelikult just, ma ei tea, lastele, noortele koolikeskkonnas, nagu töökeskkonnas puidu kasutamine on tegelikult väga kasulik igas mõttes. See loob väga hea sisekliima, see maja on palju hingavam. Tegelikult me saaksime ka palju kokku hoida sellest, et siseviimistluseks ongi see puit, siis vahatud või immutatud millegiga. Ja samamoodi süsiniku jalajälg, me peame selle teemaga tegelema, et tänapäeval, kui sa oled noor eriti, siis ma arvan, me võime natukene rohkem panustada selleks. No see ongi see tänapäeva indulgents. Et sa natukene maksad võib-olla rohkem selle puitmaja korteri eest, aga samas sa pikas perspektiivis oled taganud endale palju parema, väärtuslikuma ruumi ja samamoodi ka sa tead, et su süsinik jalajälg, mida me arutame oma toidul ja reisimisel, samamoodi me peaksime arhitektuuris seda arutama. Just. Tihtilugu inimesed mõtlevad, et palgist ja puidust saab ainult ehitada niimoodi, et sa võtad selle palgi ja siis see palk on sinu nagu piirang, see on sinu lagi, see on sinu tiibade siru ulatus. Aga tegelikult tänapäeva tehnoloogiaga on ju nii, et suudetakse teha põhimõtteliselt ükskõik mille peale inimese mõistus suudab tulla. Mis selle tehnoloogia nimi on? Kas saad korraks kirjeldada? See on liimpuit on see, millega me saame teha talasi. Eestis on tehtud 45 meetriseid, aga samamoodi me saame teha ka CLT-s ristkiht liimpuitplaat, mis tegelikult ongi siis erinevad kihid nagu laudasi kokku liimitud ja neid saab ka tõesti teha kuni 30 meetri pikkuseid selliseid plaate või paneele justkui ja nendest hakata siis klotsidena kokku ehitama. Aga kui sa mõtled, et kogu Mustamäe on ehitatud nendest paneelidest, eks ole, aga need olid siis omal ajal betoonist valatud, siis nüüd need, mis me puidust teeksime, CLT-st, need oleks palju kergemad. Nad saaksid juba olla eelkombineeritud, lõikad need sõlmed välja sul robotitega tehases
ehk siis, kui sa need koha peale tood, siis sa saad need väga kiiresti justkui nagu puidust Lego kokku panna ja samamoodi sa saad väga palju paindlikumad on need, mida sa saad puidust teha. Et betoon on ikkagi nagu raske ja see kuidas üks tükk teisega ühildub, see tekib palju rohkem probleeme. Et see sõlm tegelikult, kuidas asjad kokku lähevad, et see on nagu väga, väga oluline puidu puhul. Ja see nimekiri nendest loodussõbralikest ja keskkonnateadlikest poolt argumentidest, mis on puidul võimalik panna betooni vastu, see nimekiri läheb siit ikkagi sügavale. Et selles ei kahtle keegi ja peamine minu arvates ongi see tehnoloogia ja see inimeste kõrgelennuline fantaasia kohtuksid ja mul on väga hea meel, et ma ühe sellise inimesega sain siin vestelda. Aitäh sulle siin! Aitäh!